Siin ootab teid nüüd kõige põnevam episood. Saame teada, palju see laev kütust võtab. Ja paneme paagi täis, testime nii maanteesõitu, testime linnasõitu. Ja paagi aitab meil täis panna Alexela. Väga kvaliteetse kütuse saame siit kätte. Loomulikult 98 läheb sisse. Nii, hakkab jooma 98, sest mul on V8. Aga vaatame siis, mis ta võtma hakkab. Muidugi tablool on mul väga hirmsad arvud. Keskmine on praegu 23,9 sajale. Aga no ma sõidan muidugi linnas enamasti, et nüüd teeme väikse väljasõidu Keila-Joale. Tervitused Keila inimestele. Ja vaatame, äkki saame selle kütuse kulu natuke alla. Aga nüüd lürp läheb. Nii, klikk käinud. Meil läks sisse praegu 64 liitrit, kõigest 120 euri. Kohe vaatame, mis ta siis meil range'i näitab siin, palju sellega sõita saab. Aga kõigepealt üks kohv Alexelast. Paak täis, asume sõidule. Aga vaatame siis, mis ta meile ütleb. Oota, siin on midagi olest 155 kilomeetrit. No 100 kilti saab sõita siis täispaagiga. Ei no ilmselt siis ta uueneb äkki või. Aga no praegu näitab siis igatahes keskmiseks kütuse kuluks 23,5 liitrit. Vaatame järele, palju see auto kütet võtab ja kindlasti andke siia alla teada, kui palju teie auto kütet võtab. Vaatame, kes saab rekordi, kelle auto võtab kõige vähem, kelle oma kõige rohkem. Nii et lämme. Kohe sõidame mööda Suurupisse sisse keeramisest. Siin on mul väga nostalgiline mälestus, kui ma ühel talvel oma IS 250-ga mõtlesin õhtul hilja, et sõidan pankrannikule, vaatan musta ja pimedat merd ja siis järsku tunnen, ühesõnaga tagumine parem rehv läks katki, jäin siia seisma. Minust sõitis mööda lõriseva RAM Jeepiga arvatavasti Raivo Hein. ja siis ma siis puksiirisin, niimoodi ootasin. Puksiir viis mul linna ära ja velje peal veeresin siis rehvid välja töökotta ja sain korda. Nii, praegu on meil siis raadius nii-öelda. Sõidukaugus on normi tõmmanud, aga ega siin midagi kiita ei ole. Ta näitab mul 559 kilti, näitab täispaagiga. Aga kütuse kulu, praegu ma olen umbes 10 kilomeetrit linnast välja sõitnud, on päris viisakas, 10,5 ainult. Vaatame, kui madalaks me selle numbri siin saame. Et umbes 60 kilti vist sõidame Keila-Joale ja tagasi Tallinnasse. Et selle jooksul siis selgub. Maanteel kiirendades juhtus siuke asi, et tuli välja, et siin on need liistud lahti, mis katavad siis piduritule juhtmestust ja võib-olla ka tagaklaasi soojendust. Et väga huvitav, siuksed spoilerid tulid üles. Need tuleb siis ära parandada eeldatavasti superatakiga siin, kinni liimida need, aga väga hirbus. Paneme praegu lihtsalt kinni. Aga no need on täiesti lahti siin, jah. Isegi kinni ei lähe enam. AliExpress, meie suur sõber, saatis mulle, tähendab, ma ise tellisin ühe lihtsa tuuningu, mis peaks olema lihtne, aga kohe saame teada. Ehk siis need porilombi tuled vahetame välja. Hopsti. Millegi pärast ei saanud ühest kohast tellida 4, aga paneme siis esimesele esiustele. No nii. Ja see vahetus peaks olema üsna lihtne. Vaatame. Hopsti. Aga see tuleb ka õiget pidi sisse panna.
oota. Läheb nii tagasi. Oot. No see peaks minema niimoodi. Ta on mõlemad parema ukse omad. No töötab küll. No. Tuli välja juhtmest. Ei olegi nii lihtne tuuning, kui alguses tundus. Kasutusjuhend. No seda ei vaata ju. Tuli välja, et ma tellisin 2 parema ukse tuled. Ja ühe korra varem ma olen tegelikult seda oma eelmisel Lexusel juba teinud. Siis saadeti mulle 2 eraldi ikkagi ukse omad. Aga seekord mitte. Et praegu ma ei hakka neid vahetama, ma ei hakka paremale poole ainult panema. Ma tellin siis, proovin leida sealt vasaku omad ka. Fail. Sõidame edasi kollase tulega. Nüüd lähme Keila joale ja vaatame, kui ilus on Eestimaa. Oleme jõudnud Keila joa fantastilisse looduslähedasse kohta. Seal oli meil igavese armastuse sein ja nüüd lähme vee äärde ja kuulame natuke V8 mürina asemel V-vulinat. Seal näete minu suvilat ja siin siis Eestimaa uhkus. Kas nii ilus ongi Eestimaa või? Siin kompositsioon nimega Ossi Kükk Keila joal. Aga nüüd sõidame Keila joalt tagasi. Praegu on kütuse kulu meil, mis ta oli, vahepeal vajutasin, siis tõmbas jälle 12 peale. Aga kui Tallinnasse tagasi jõuame, siis vaatame, mis seis on. Nii, vahe kokkuvõte. 11,5 liitrit 100-le ja range on meil kukkunud 548 peale. Aga see oli tõesti ilmselt ühest kogemata juhtunud kiirendusest maanteel. Siuke test meil ongi. Aga sõidame Tallinnasse tagasi. Loodetavasti saab ikkagi alla 10 selle kätte. Ühtlasi kutsub meie episoodi toetaja Alexela kasutama nende äppi. Ja äpist võid leida eripakkumisi põhimõtteliselt tanklapoest. Saad soodsamad kohvi, toitu, kütusesoodukat pakutakse seal ja isegi kultuurisündmuste piletid. Näiteks Tallinn Rock Festival või midagi sellist. Et tõmba endale äpp alla ja sealt saad asjad kätte. Need lipid või liistud, mis meil lahti olid, on ju, mis on väga hirmutav. Proovime need siis liimiga kinni panna. Ja siin on tegelikult päris keeruline sest see lipp on siin, tundub, et siit on mingisugune väike jublakas ära murdunud äkki. Ja nende lippide all see juhtmestik võiks ikkagi olla kuiv. Aga tegelikult on hea küsimus, kuhu seda liimi panna, sest siin ei ole nagu kõige paremat kohta. Lähen siia mingi riba. Vaatame, kas siuke säästulahendus võiks töötada. Mul pole absoluutselt aimugi, kas see siia kinni jääb. Lähme teeme teiselt poolt ka. No nii, tõe hetk on käes. Ja vaatame siis, palju meil maantee sõidu peale läks. Paneme paagi uuesti esimese klõksuni täis. Alexelas muidugi number 98, midagi muud me ei tarbi. Ja siin selgub kohe tõde. Me oleme sõitnud üle 60 kilomeetri natukene. 7,36 liitrit. Ehk siis kohe teeme arvutusega ära. Ja Lexus võtab 11,3 liitrit 100-le, võib siis eeldada. Aga ma pean muidugi ütlema, et ma natuke keerasin võssa selle eksperimendi, sest nagu ma ütlesin, siis kogemata juhtunud maantee kiirendused tõmbasid mul selle üles ja praegu ta näitab meile 12,3 on ju. Tegelik arv on siis 11,3,
aga vahepeal maanteel sõites me saime sellega midagi 9 millegi peale. Ehk siis ei võtagi nii palju ju. Aga linnas peaks ta rohkem võtma. Praegu näitab mul keskmist kütusekulu, mis näitab 21,8. Aga nüüd on meil paak täis pandud. Jälle ma resetin oma tripi, on ju. Nii 0 ära. Ja paarutame siis linnas ringi mingi 20 kilti, ma arvan, või midagi sellist. Ajame natuke asju ja saame teada, mis ta linnas võtab. Pärast tuleme uuesti tankima ja vaatame, mis siis toimub. Oleme tuttavas kohas, siin, kust me enne alustasime. Ja nüüd selgub tõde, kui palju võtab see Lexus linnas kütust. Et paneme paagi täis esimese litini ja vaatame siis. No nii. Ja 6,46 liitrit. Siis peame tegema arvutuse. Trumipõrin ja normaalne 16,3 liitrit linna kütuse kulu. Ühesõnaga, ei olegi kõige hullem tegelikult. Vahepeal ta näitab ikkagi siin 25 mulle. Aga nagu ma ütlesin, pange siia kindlasti kommentaaridesse, kui palju võtab teie auto, mis mootoriga on auto, mis aasta auto ja selgitame välja kõige ökonoomsema auto. Igatahes teada saime seda, et Lexus on umbes 11 maanteel, 16 linnas. Vot nii. Oleme tagasi Kopli lõpus ja siin hakkame põhja hooldama. Ühesõnaga, Urban Racingu meestega saime autot poleerides nii hästi sõbraks, et nad pakkusid, et teeme mulle ka põhja rooste hoolduse ära. See on siis mitmes etapis ja praegu ongi seis selline, et lähme tagasi, vaatame, kuidas see protsess käib. Hommikul ma tõin juba auto siia ära. Auto tõstetakse üles, põhi tõmmatakse täiesti puhtaks, pestakse, lihvitakse ja siis pannakse veel mingi kaitsekiht ka peale, et talvel autot mitte väga hullult retsida. Aga lähme sinna, räägime juba tuttavaks saanud Viktoriga, vaatame, mis seis on. Tere! Teete mulle siis põhjapuhastust, katted võtsite maha, eks ju kõik, ja mis protsess meil nüüd pihta hakkab? No praegu ma alustan sellest, et ikkagi need põhjakatted maha võtta, ikkagi suur peavalu, sest kõik poltid on roostes, mõned kinnitused on nii roostes, et poltid lahti ei saa, need lähevad lihtsalt katki. See on täiesti loomulik protsess Eesti autodel, mis sõidavad Eestis, et ütleme niimoodi, me mõtleme nii, et põhjakaitsmete eemaldus on kõige keeruline selle töö puhul nagu tegelikult. Ja praegu protsess algab sellega, et põhja alla pannakse spets alumaks keemiaga, mis praktiliselt sulab väiksed roostetükid, muda, kõik need siuksed teesoolad, mustused ja nii edasi. Et praegu tervikuna see põhi läheb selle ainega kokku, siis 5 minutit on vaja oodata ja siis alustame selle põhjapesuga. See on põhimõtteliselt siuke roosta lahusti ja siis praegu on juba näha, et protsess juba algas. Nüüd, kuna me näeme ikkagi, et põhjapesu tegi oma töö, et silla osad tolmu ei ole, mõned eesvedrustus välja näeb nagu uus praktiliselt, kõik need summuti torud, kõik on nagu korralik, aga ikka näeme, et seal mõnedes kohad on see roost olemas. Siin seda ei ole nii palju veel, aga mõnedel autol on päris palju tagasilla peal, siin on osaliselt ütleme niimoodi, sest päris palju detaili on seal alümiiniumist vedrustuses. Ja siis meil on olemas siuke masin, see on siis
Dry ice blasting machine, jah. See on nagu päris korralik blasting nagu. Kuiv jää prits siis on see? Kuiv jää suure prits, jah. Et me kasutame siin siis 3 millimeetriselt need granulid. See on kuiv jää. See on korralik. Seda päris pikalt nagu käes nagu hoida ei saa, sest see temperatuur on seal nagu päris korralik. Põhimõtteliselt ta töötab enam-vähem nagu liivaprits. Suht sarnane liivapritsiga, aga siin on hästi suur erinevus, et kuiv ja puhastus, see prits, see ei kahjusta detailid. Et sa saad seda rakendada plastiku peale, pukside peale, metalli peale, andurite peale, mitte midagi ei juhtu nendega. See ei tee neid katki, nagu ta ei kahjusta neid, ta lihtsalt teeb kõik see pindmine nagu rooste ja või mingi muu mustused, mis on jäid sinna nagu alumiinium peale ja nii edasi puhtaks. See, mida te praegu näete, ei ole mitte Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimine, vaid põhjapesu jääpritsiga, mis meenutab veidi nagu hambaarsti juures teeks soodapesu. Et ootame, kuni mees selle ära teeb ja siis vaatame, mis protsess meil järgmiseks tuleb. Nüüd läheb siis rooste kaitse kiht siia peale. Mis kihi paneme? Kiht on meil siuke, et me paneme siia Šveitsi vaha baasil roostetõrje. See tähendab see, et see on siuke musta värvi, vaha moodi siuke paksem rooste kaitsematerial, mis on läbi rooste läbiv. Siis ta on hüdrofoobne, et ta annab siuke hüdrofoobne efekt, et kõik see soola nagu rohkem ja siis poori ja nii edasi, ta ei jää külge, see on üks asi ja siis ta ei saa sellest kaitsekihist läbi sinna, kus on metall on. Siis see roostetõrje, mis me paneme, see vaha baasil, see on igasuguste löökide ja mingi kahjustuse kindel, et kui mingid kivid lendavad või mingid oksad või mis iganes, siis ta seda materjali ei kahjusta. Mis aja tagant seda peaks uuesti tegema? Siin on niimoodi, et kui õige puhastus on tehtud, nagu meie praegu tegime, põhjapesu on ka tehtud, et seda tolmu kuskil all ei ole ja nii edasi, siis see kestab kuni 4-5 aastat, aga peab arvestama, et mõistlik ja soovituslik ikkagi iga aasta teha siuke nagu ülevaatus. Me tõstame auto üles, vaatame, kui kõik on hästi, kui on vaja kuskile juurde lisada, on vaja juurde lisada, aga tervikuna seda ümber ei ole vaja teha, et põhimõtteliselt nagu lihtsalt väiksed nagu siuksed hooldustööd. Ja põhimõtteliselt auto põhi siis tuleb ikkagi mustaks ilust? Ja, tervikuna läheb mustaks, ainukesed asjad, kuhu me ei saa panna seda roostetõrjet, on summutid, sest nad lähevad kuumaks ja siis need summuti, need kaitseplekid, et sinna ei tohi panna, kui midagi natuke läheb peale, see ei ole hullu, aga muidu nagu sinna ei panna. No väga põnev, siis juba ootame lõpptulemust, et paneme peale. Ja. Nii, vaatasin äsja üle siis lõpptulemuse, kaitsekiht ilusti peal, põhi näeb tõesti välja nagu tuttuus ja hoopis teine, mis ta enne oli. Ma ütlen suur tänu Urban Racingule ja kes põhjakaitset tahab, tulge vaadake siia. Aitäh!